ja sellest suurimatest probleemidest ning murekohtadest. Niisiis, asume asja kallale. Meie tänaseks esimeseks külaliseks on eesti keele tegevdirektor Mari-Liis Ull. Aplaus! Niisiis, täna on meie teemaks eesti keel. Kokku kirjutama on väga suur probleem. Ega ma ise ei ole sellest kõige tugevam. Mis on need suurimad murekohad eesti keeles? Kõige suuremaks probleemiks on kindlasti see, et meie vanaemad ja vanaisad, vanem generatsioon ei oska enam kokku ega lahku kirjutada õigesti. Et nad kirjutavad õlleklaas kirjutatakse kokku, aga nemad kirjutavad selle lahku. Ja siis igasuguseid muid variante nagu aeg-ajalt ja võib-olla, nad kirjutavad kõik täiesti valesti. Aga mida me saaksime selle jaoks teha, et seda parandada? Ma arvan, et vanem generatsioon peaks minema kas või oma lastelaste juurde ja siis nende käest küsima, kes õpivad alles. Ja tänapäeval on lapsed meist palju targemad. Niisiis, vaatame meie tubli reporteri Marvi Hämmeri videot kontraga. Palun! Ma avasti alles vanast pääst, et kas või ei kirjutatagi kokku ja peale tuudõpeldu reegel muudeti järg. Tuust ma küll aru ei saa, mille pärast kas või kirjutati lahku. Mari, suur aitäh, et sa oma tihedast ajagraafikust leidsid aega tulla meie show'sse ja anda meile intervjuu. Oi, teost sulle. Tuli teine kord. Niisiis, tänane saade oli meil pühendatud meie oma eesti keelele. Suur aitäh teile vaatamast ja me teiega, kallid vaatajad, juba tund aega vähem kui nädala pärast. Mul on laste jaoks palju vaba aega. Võib-olla nad arvavad, vanaisa on igav. Lastel on kogu aeg see... ei tea, kas kogu aeg on lahku. Igatahes kogu aeg kiire, mis tahes. Aga jälle raske. Peaks vist, tõesti oskama. Ajahetkel. Iga tund loen ma ajalehti. Ajalehti. Või siis, kui päike paistab. Sõida ise enda rattaga, ma tahan ise nüüd kiikuda. Sa lubasid 5 minutit tagasi pannud. Ütle vanaisale kõik ära, kui sa ei lase praegu. Kas sa tahad? Olengi! Vanaisa, sa ei lase mind kiikuma ju! Lase kiikuma mind! Ma tahan kiikuma saada. Okei, lapsed, palun tulge siia. Kuidas sa kiikuga? Lapsed! Palun tulge siia. Vanaisal on suur mure. Ma tahan kiikuda! Pärast sa kiikuda, kui oled vanaisa ära aidanud. Mis on siis sinu probleem? Ma vaatasin ühte huvitavat saadet ja seal oli räägitud kokku ja lahku kirjutamisest. Kas saate vanaisa aidata? Kui see kummi ostab, siis saab alati. No võime ka siis nii teha pärast. Aga mul on selline küsimus, et kuidas kirjutada kogu aeg? Kogu aeg on ju küll lahku. Ja kogu aeg on lahku. Ma arvasin ka samamoodi, aga polnud kindel. Aga mis tahes? See peaks ka lahku olema. Vist on jah, ma ei tea. Aga nüüd tuleb kõige raskem. Vanaisa. See on, ma ei teaks vist. Vanaisa on ikka kindlasti kokku. On ju vanaisa? Vist on nii.
ei mäleta enam. Oli juba nii kaua aega tagasi, kui mina veel koolis käisin. Aga kuna ma iga päev loen ajalehti, siis kuidas te veel kirjutatakse? Ajaleht. See on ka kokku. See on ka kokku, jah, just nimelt. Aitäh teile. Lähme siis poodi kommi sööma. Võta omalegi! Lapsed, jätka alati meelde. Kas või kirjutatakse alati kokku. Võib-olla kirjutasid alati side kirsuga kokku. Ei kirjutada, see kirjutatakse alati lahku. Ei kirjutata. Kirjutatakse küll. Ei kirjutata. Jah, kirjutatakse. Kirjutatakse küll. Kuulake nüüd, te mõlemal on õigus ja saab mõlemat moodi kirjutada. Aga kui te kahtlete, küsige oma eesti keele õpetaja käest. Tema teab seda kõige paremini. Ja kui sul ei ole eesti keele õpetajat käepärast, siis saad kõikidele oma küsimustele vastuse õigekeelsus sõnaraamatust. Kooliaeg, millal sina